Kui sa oled ära käinud pangas, on aeg notaritehinguks. Panga esindajad on saatnud kõik sinu materjalid notari juurde ja notar ootab sind. Notari juurde tulles on võimalik siis teha tehinguid kahel viisil, kas tulla kohale või teha läbi arvuti. Kui otsustad kaugtõestuse kasuks, siis kohalolek notari juures loomulikult ei ole vajalik, sul on vajalik arvuti, millel on võimalik esitada videot. Kui sa tuled kohale, on vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument. Notari juures reeglina sõlmid sa 2 lepingut. Üks on siis ostu-müügileping ja teine on hüpoteegi seadmise leping. Ostu-müügilepingu valmistab ette notari büroo ja samuti hüpoteegi seadmise lepingu. Sinna sa võid vabalt öelda juurde andmeid, mida siis müüja ja ostja on kokku leppinud, edastades need siis notarile. Olles alla kirjutanud ostu-müügilepingu ja hüpoteegilepingu, pead sa ära tasuma notaritasu ja riigilõivu. Need saadetakse sulle meili peale, koha peal ei pea sa tasuma neid ja seal on täpselt kirjas, kuhu kui palju maksta. Olles lõpetanud lepingu notari juures, kannab pank kõik vajalikud summad sinu konto kaudu müüja kontole. Sina ei pea tegema selles suhtes mitte midagi. Sellega ongi tehing tehtud ja jääb üle üksnes korter veel kätte saada.